Tere taas, hea kanali jälgija. Kuna mul operaatorid pole täna ka käepärast, kes meid nii-öelda filmiks siin. Aga seest on mul üks suurepärane kolleeg tulevane, praegu veel õpipoisi staatuses, kes siis on kaasatud kõikidesse issi tegevustesse. Aga milles siis täna? Täna sain kirja, kus siis üks jälgija, kanali tellija soovis, et ma veidike räägiksin riietumisest sellise kuumusega, nagu praegu on. Jah, ega me ei ole liiga palju harjunud sellega, et mõnikord on 30 kraadi. Mõnikord on 30 kraadi nagu varjus ja täna oli see päev, kus mul isegi õnnestus ära fikseerida 30,5 kraadi varjus. Nii et üsnagi ebakülm on. Ja ega kunagi tea, et kas see on selline ühepäevane või nädalaid kestev kuumalaine. Ma mäletan, hästi kuum suvi oli 2018 vist, kui õieti mees, kus oli pikalt hästi kuum ja 2020 oli ka üks selline periood, kus ikka vist 3 nädalat järjest oli ehk niimoodi, et peaaegu 30 kraadi iga päev. Aga kuidas siis ennast päikesest kaitsta? Jah, tundub nagu selles mõttes veidrana, et kes me siin Eestis elame, et me peaksime ennast päikesest kaitsma üldse või varjama ja kuuma eest. Et seda on nii harva ja nii vähe ja vot see ongi üks põhjus, et miks meil teinekord nagu üleliia ei maksa, ei tasu rõõmustada, kui nüüd selline kuumalaine tuleb, et oi, et mõnus, et heidan endalt riided ära. Et minul endal on 2 sünnimärki ära lõigatud. Tõenäoline põhjus, miks oli vaja need ära lõigata, oligi siis see, et nad olid liiga palju väikest saanud. Ja ütleme, et ega selles mõttes ta tõsi on, et päevitamismoega on tegelikult statistika järgi kaasa tulnud ka nahavähi suuremad riskid. Nii et ses mõttes nagu jah, ma viskan nalja ja ütlen nii, et ei maksa häbeneda oma rassi. Et kui sa oled siia maailma sündinud valgena, siis kanna see lihtsalt välja, uhkus või häbiga vahet ei ole kumba pidi, aga kanna see välja. Ei ole vaja ennast päikse käes hästi kontrollimatult praadida. Et sellel võivad olla lihtsalt pikemas perspektiivis halvad tagajärjed. Aga see selleks. Vaatame nüüd asja sellises kontekstis, et on palav ilm ja meil on vaja olla füüsiliselt aktiivne. On vaja näiteks mingi rännak teostada, mingit tööd teha ja nii edasi. Et kuidas siis riietuda? Aga riietuge nii, nagu mina olen riietunud. Ehk siis mina, kes ma muidu olen selline villase pesu sõber, suur. Et mul on villased bokserid, erineva paksusega villased sokid, villased T-särke, mul on 2 erinevat paksust, siis on pikkade varrukatega nii-öelda õhukesi pesusid, keskmiseid ja päris paksed. Ma olen suur selline villasõber, rääkimata, mul on päris mitu villast kampsunit ja nii edasi ja isegi kunagi mul on olnud villafliis. On selline huvitav toode. Et siis vot sellised palavad ilmad on ainukene aeg, kus ma kannan kas linast, nagu mul hetkel on praegu linane triiksärk seljas, üsna peenlinane selline, aga kvaliteetne toode. Oli natukene, ütleks nii, et ebaodav, aga ma olen väga rahul. Teine variant on see, et kandke puuvillast riietust. Ja siin on nüüd üks nüanss selle asja juures, et ütleb asi põnevaks selles mõttes, et kuidas meie organismis siis seda vedeliku kadu, nii-öelda, poja ära mängi palun süüte vedelikuga. Vedeliku kadu natuke riietega õnnestuks vähendada. Kas sa annad selle issile? Aitäh. Ja üks asi on see, et need riided ei tohi meil puuvillased, mis iganes ta on, linased, olla liibuvad. Ma tänan. Nad ei tohi olla liibuvad, nad peavad olema nii-öelda avarad, sest et riide nagu ja naha vahele peab jääma õhuvahe.
siis üks naljakas veider asi. See on võib-olla paljude jaoks natukene niisugune väkk ja tundub nii-öelda nagu vastuvõetamatu. No, see on teie probleem, see on teie isiklik probleem. Aitäh! Aga mis see siis on? Kui tal on näiteks niisugune avar puuvillane särk, siis higistage see korralikult läbi. Jah, higistage see korralikult läbi, kandke seda päevi. Ei taha, et haiseks, midagi ei ole teha, harjuge ära lihtsalt sellega. Kasutage deodoranti, peske kaenlaaluseid ja hakkab särk vähem haisema. Ja mis see mõte on? Et õhus liigub alati tolm ja ta kleepub teie nii-öelda särgikanga külge kinni, see mikroskoopiline tolm. Ja tegelikult niimoodi me saame umbes 3 päevaga omale sellise suurepärase särgi, mis on korralikult läbi higistatud ja tolmust ja higist läbi imbunud. Siis see kaitseb kõige paremini keha tegelikult päikese nii-öelda otsetabamuse eest ja palavuse eest. Et seda ma ei ole ise välja mõelnud, selle ma ütlen ausalt, ma isegi ei mäleta täna enam, kust ma seda nii-öelda kuulsin, lugesin. Sellest on mitu aastakümmend mööda, kui ma seda esimest korda kuulsin. Ja ma võin oletada, et see oli mingisugune artikkel sellisest kunagi ilmunud populaarteaduslikust ajakirjast nagu Geo. Et seal oli sellel teemal juttu mingil põhjusel. Ja noh, ütleme, et jah, et võib-olla tõesti paljude jaoks tundub nagu see mõte, et mul läbihigistatud särk on seljas ja ma kannan seda näiteks nädalaid või niimoodi. No natukene võib-olla natuke raske mõte. No aga jah, et selles mõttes ehk siis vahetage iga päev särki, aga see pole nii efektiivne. Tahad sülle? No nii. Midagi ei ole. Sisu tootmise kõrvalt ma ei saa unustada seda, ma olen isa. Ja ma tahan, et mu poeg ei tunneks mitte kunagi ennast, ma ei taha, et ta tunneks sellist tunnet, et ära sega mind praegu. Issil on tähtis asi poolel, issi teeb mingit maailma kõige tähtsamat asja. Ja see on tähtis, mis ma teen. Teie jaoks kindlasti hea vaataja, kandke mul andeks, aga jah, kui poeg tahab sülle või tahab korraks minu tähelepanu, siis on see veel tähtsam. Aga see selleks. Järgmine asi siis, et ühesõnaga higistage oma puuvillane või linane särk korralikult läbi. Las ta natukene haiseb, kasutage nii-öelda siis isikliku hügieeni, praktiseerige isikliku hügieeni niimoodi, et see miinimumini viia. Järgmine asi, mis siis on, et kui nüüd inimene külmal ajal on katmata peaga, siis tema ala jahtub oluliselt kiiremini. Sama reegel kehtib ka kuumal ajal. Kandke peakatet. Jälle, mida heledam, seda parem. Heledad riided, see on reegel. Suvel kuuma ilmaga heledad riided. Ja mitte lihtsalt niisugune maika. Ei, moment on mulle siin varukad üles keeratud, aga kui siin nüüd ütleme, oli tänase päeva niisugune kuumuse tipphetk, tagasi vaja, siis mul olid varukad alla keeratud. Et võimalikult palju kehapinda nii-öelda kaitsta selle päikese otsetabamuse eest. Nii noormees, mis meie soovime? Kas me soovime issile siia 2 jala vahele 2 rätsi tulla või? Tahad siia istuda või? Nii. Peakate kindlasti, hele peakate. Ja mina näiteks üsna tihti kannan üldse niisugust peaaegu valget rätti peas. Et mul on tõmmatud ta, nii nagu araablased kannavad veel ülevalt siit torusalliga nagu ümber pea ja küljed siis nii kõik langevad rätil alla. Et näen välja, kui olen lahti päästetud nagu araablane. Aga araablased ongi toredad, ägedad välja. Ja selline nii-öelda peakatmisviis palava ilmaga on tegelikult väga okei. Et vähendab ka niisugust ülekuumenemise päiksepiste saamise riski natukene. Püksid,
mina ütleks niimoodi, et okei, mul endal on praegu sellised põlvini ulatuvad püksid jalas, aga tegelikult ma olen ise ka ostnud ja ma olen näinud, mul on endal olemas näiteks sellised sünteetilisest materjalist hästi niisugused õhukesed ja hästi hingavad püksid, heledad. Need on tegelikult suvel palavilvaga väga mõnus ja mis on nagu ütleme selliste pikkade, heledate, väga hästi hingavate pükste teine suur pluss on see, et kui mul tuleb läbi kusagilt läbi nii-öelda rohu minna, ma alati märkan seda puuki sealt pealt. Nii et siin me lööme nagu 2 kärbest 1 hoobiga, et puuk on kergesti leitav ja tegelikult nii-öelda kaitseb väga hästi kuuma tabamuse eest. Siis kuumaga alati meie keha eritab rohkem vedelikku, me higistame. Nüüd on see vaja see vedelik nii-öelda tagasi saada. Jah, räägitakse väga palju vee joomisest ja nii edasi, aga igal kepil on 2 otsa. Selle vee joomisega tuleb ka selles mõttes nii-öelda piiri pidada, et lahesõja ajal, esimese lahesõja ajal 90. alguses, mis iganes aasta see täpselt seal võis olla, 93 ma oletan või midagi siukest. Et või jumal, peaaegu 30 aastat tagasi. Et siis ju juhtus siukene asi, et paljud USA sõdurid sõna otses mõttes üleliigse vee tarbimisega said meningiidi. Ajuturse tekkis, ajupõletik. Nii, ja kus teie soovite nüüd? Kuhu? Ise ka teate, võtan süllede, lonite maha. Tahad niipidi või? Kas nii on parem? Okei. Ja, see mikrofon, ära seda nii väga putuses, muidu iga sinu see sõrmetoks on nendel seal kuulda. Et selles mõttes jah, et vett tuleb juua aga ütleme, et ei maksa siin teda kaanida nagu üleliia palju. Kui palju on palju, kui palju on vähe. Mina jooksin näiteks 30 kraadise kuumaga lihtsalt kõige tavalisemat vett päeva jooksul vähemalt ära 3 liitrit. Aga ütleme, et ma tarbiks teda niimoodi, et mul on kogu aeg käe pärast, võtad jälle lonksukese mõne aja pärast jälle lonksukese mõne ja nii edasi, et ma nagu olen püüdnud niimoodi teha, et ma ei lase tekkida mingil meeletul janul. Ja siis kaanid niimoodi mõnuga kohe. Jah, selles mõttes, kui ikka mingisuguse külma veega kaevu juurde sattun, siis on ikka väga mõnus võtta. Nii et võt seal samast, jah, see oli Geo oli see ajakirgi, millest ma lugesin ja seal räägiti sellisest rahvast nagu tuareegid. Ja mul tulebki see meelde, et tuareegid joovad sellist asja nagu ibiskuse tee, külm ibiskuse tee, nii palju kui külma on seda võimalik, et ibiskusel on selline suurepärane omadus siduda organismis vett, et kuuma ilma jook võiks vabalt olla siis ibiskuse tee. Omal ajal, kui ma kõvasti tegelesin matkamisega, käisin seljakott seljas seal ikka nädal, 1,5–2. Eks ikka neid selliseid pikkasid matkasid sai suvel tehtud. Jah, ma küll valdavalt matkasin tundras, kus ei ole üleliia palav, aga ikkagi ka seal on aeg-ajalt ilus ilm ja ma mäletan matkapäevi, kus oli 26 kraadi tundras. Ja seal ei ole nagu kuskile varju ka pugeda. Lihtsalt üks suursugune tühjus. Ja mul oligi varutud endale ibiskuse teed, nii et iga hommikul peale seda, kui ma olen kohvi ära joonud, ma olen suur kohvinautaja, mitte midagi ei ole teha. Ma isegi ei otsi endale vabandust, ma ütlen ausalt, ma olen naudingute inimene ja kui ma naudin kohvi, siis ma ei keela seda endale. Siis peale kohvi ma alati jõin ka, tegin ühe teise tassi kohe omale sellisest ibiskuse teed. Et jahutasin maha ja jõin selle ära. Ja siis mul oli tavaliselt selline 750 liitrit joogipudel metallist. Võt sinna ma tegin ka ibiskuse tee sisse ja rännaku ajaks ma veel lisasin sellele teele suhkurt, et oleks glükoos seal sees, et ma saaksin ühtlasi ka selline energialaksu. Et see oli mul nagu selline rännaku jook, jahutatud ibiskuse tee, mis oli tehtud suhkruga magusaks. Kasutame alati rafineerimata roosuhkrut. Ja ütleme, vähemalt mulle endale tundus küll, et see ibiskuse tee toimis täiesti, et ma jah, täiesti kindlalt võin väita isikliku näite, praktika ja näite põhjal,
et mulle tundus küll, et ma higistasin vähem kui siis, kui ma seda hibiskuse teed ei tarvitanud. Nii et selles mõttes nagu inimeste kehad on erinevad, kehakeemia võib olla erinevad, reaktsioonikad võivad olla erinevad. Võtke ja proovige, ostke hibiskuse teed, aga seda õiget, minge sellisesse päris kohvi ja teepoodi või otsige mõni siuke üles, mis nagu müüb päris kohvi ja päris teesid, on ju, tellige neti kaudu omale hibiskust. Et mul ei ole eriti uskuvad nendesse nii-öelda tampoonilaadsete asjadesse, mida tassis nii-öelda üles alla solgutatakse, on ju. Noh, see tundub nagu siukene, et ei ole see, noh, et pigem otsige, kus saab tellida omale või külastage mõnda õiget poodi ja siis oske seda hibiskuse teed. Aga võtame siis jutu hästi lühidalt kokku. Pikad heledad riided, higistage need läbi, hele peakate, higistage kõik oma riided korralikult läbi ja kandke neid. Et need hoiavad kõige paremini nii-öelda päikese otsetabamuse, selle kuumuse ja kehast eemal. Jooge vett ja jooge külma jahutatud hibiskuse teed. Mida veel? Kui on võimalust, sööge puuvilju. Et see on ka siukene, noh, meil ei ole, kuulge, tegelikult olgem ausad, see, et suvel on grillimine moes, on tegelikult nii ajuvaba asi. Noh, me peaksime suvel hoopis teistmoodi toituma, et grillimine peaks olema talve teema. Siis on meil vaja siukest tugevat rasvast sööki, aga jah, mitte nüüd. Loodan, et ma mingil määral sain nüüd kanali vaatajale kasulik olla ja selles mõttes palun ka kõiki tõesti, et katsetage neid minu nõuandeid. Praktika on tõe kriteerium ja mind täitsa huvitab, et kas see, mida ma rääkisin ka, ütleme, teiste inimeste puhul nii-öelda töötab, toimib ja väga on teretulnud, kui kellelgi on näiteks hoopis teistsugune praktika, et see samalt moodi mind huvitab. Ma ise õpin siiamaani kõike ja jah, andke andeks, mulle meeldib väga targutada, aga ma tunnistan ausalt, et ma ei tea kõigest kõike, ma ei ole kõige targem ja ma olen alati valmis juurde õppima. Nii et kommentaarium on avatud ja palun siis nii-öelda julgelt lisada oma mõtteid. Aga mis siis ikka? Kui ennem ei näe, siis raudselt järgmine kord.